Afganistan on üks maailma vaesemaid riike. Suur osa riigi elanikkonnast elab täielikus vaesuses, eriti lesestunud naised ja nende lapsed. Peamised, võib isegi öelda ainsad uudised, mis Afganistanist tulevad, on kurvad. Enesetapurünnakud, pommitamine, sõda. Need on märksõnad, mis iseloomustavad Afganistani. Grew up in India and I spent a lot of time in Pakistan. I think the majority of the population wants to stop fighting and go ahead. Particularly the young people. Young people say, we've been sad too long. Now we've got to sing. The pop culture here that is developing is very interesting. Ja tõesti, popkultuur on Afganistanis kiires arengus. Üks bänd on isegi nii edukas, et annab kontserte väljaspool kodumaad. Afganistani esimene ja ainus rockbänd Kabul Dreams on koos olnud 2,5 aastat. Mehed on käinud esinemas korduvalt Indias, Türgis ja Pakistanis. Nüüd hullutasid pealt näha vaiksed ja rahulikud mehed ka Eesti publikumi. Peamiselt esitab Kabul Dreams inglisekeelseid lugusid. When I meet you in the cafe day, it's our first time, first yeah, you're my first liar. Kuid kui vaja, tehakse ka mõni venekeelne hitt. Afganistanis bändi teha pole aga niisama lihtne. Pealinnas Kabulis ringliikudes vajavad mehed pidevat turvamist. All our music is about positive things, you know, and you can see that we are really positive, and I don't think we are going to leave our music just for some kind of little problems, you know, which we have in our country. But these things can be not excused. Eestist ja Tallinnast polnud mehed varem midagi kuulnud. Kõige harjumatum olevat see, et erinevalt Afganistanist, kus pidevalt paistab päike, on Eestis hetkel sombune ja päikest pole kusagil näha. Eesti naised on aga 3 afgaani mehele juba silma jäänud. Of course, they're beautiful, without any comment. And yeah, because the way they speak is really interesting, really nice, I can see. Because Estonian language I really like it. They have some kind of sound and waves on the way they're speaking, and they're not very tall. Yeah. And they're what? They're not very tall. Lisaks Kabul Dreamsile hullutas inimesi ka DJ Drummi. DJ Drummi puhul on tegemist Andres Vosmaniga, kes oma igapäevast leiba ei teeni aga plaate keerutades, vaid hoopis Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese julgeoleku nõunikuna. Üks on töö, üks on hobi, nii et ma ei näe siin konflikti. Et hobi on ikkagi teine asi. Just. Palju aga siis juba 16 aastat diskori hobiga tegelenud mees 6 plaate keerutab. Oleneb kuust, et on 2-3 korda, on rohkem.